Tervist! Tere tulemast uude vlogi. Eilsega sai 21 nädalat topist ja täna tekkis mõte, et võiks lõpuks discgolfi minna mängima. Jah, täpselt nii. Aga proovime alguses alget ja rajab ära ja siis vaatame, kuidas läheb. Anja Jakob. Mid-range'i. Eest kätte. Või proovime tagant kätte. Niimoodi. Natuke vale suund. Aga proovime veel. Polar. No peaaegu. Ilus, noh. Pargitud. Vasaku käeline, see on hea vaata. No lebone. Oi. Paned sisse ja jääme viiki. Ahah. Pinge peale. Kõva. Nüüd lähme mängime päris rada. Mitte pro rada, aga harrastatud rada. Jakob lubas -5 ringi teha. Lebale. Mis see eelmise aasta skoor oli? No see aasta tuli alles rada. Siin ma olen mänginud -8 või -7. No, proovime siis. Keerab. Oppa, see on ülihea. Aga sellel ka midagi viga ei ole. Noh, nii 70 meetrit veel minna. Korvini. Ilus. Oi! Esimene rada, kerge parr. Esimene parr kirjas. Tavaliselt on see, et mingi männikul alustad, siis esimese raja ja kohe +2 ja... No, ilus ju. Noh, mingi puu. Tootse putt peaks olema. Iigli putt, Stefan Sorokin. Ja ei, meeter ei puudu. Close. Ei, 1 meeter. 1 meeter pördi oma ja... Pidin veits järgi andma, muidu liiga kerge võitme. Alla. Jääb. Kristin Vätari ketas. Veits kulund. Aga üli hea ketas on. Oi. Keerab. Väga hea. No, arvast seda, ma viskas eest kätt, siis oli väga hea vise. Muidu oled siuke tagantkäe vend või? Pigem küll, enne põlvevigastust. Mulle meeldis ja võtad ilusti hooga, lähed külge ja teed ilusa kauge ja pika visken. 2 viimast rada jäänud. Mis müts sul on? Suvi. Ülikõva ju. Lemmikbränd või? Jaa. Prillide poolest küll. No vähemalt on pargitud. Läheb. -Olar. Ja ei noh. Aga parriga on täitsa hea lõpetada.
Mis see skoor ei? Meil? Mul +3, Stefanil +5. Pole paha. Aasta esimene disk. Võib rahule jääda. Mina jään. Tavai. Tšau. Jou. Oleme juksis. Ja nüüd näete siit, mis harjutus ma siis jõusaalis teen. Et on juurde tulnud raskemad jõuharjutused ja rohkem hüppeid. Nii et see on väga nice. Nii et vaadake siis. Nii, aga kellele eelmist klipid natuke aru saamata käid, igastahes testisime jalgade tugevust, et teada saada, kas saab jooksma ei saa. Igastahes esireita vahel 11%, tagareied 21%. Ideaalis oleks tahtnud 20 ja 10, aga sellegipoolest lubati mind jooksma. Nii et let's go! Nagu nägite, siis täpselt sellises jooksumasinas ma jooksnud käin. Ja ongi vähend veel üks kord ja siis saame päris maa peale jooksma minna. No nii, aga oleme siin kaunil Vanakal. Esimese jooksu tegin füsioga 3 päeva tagasi ära. Täna on teine päev. 2 ringi üles-alla. Niisama kõnnimis soojenduseks. Siis 4+4 lõiku mäest üles ja alla saab kõndida. Et saab toredalt raske enam, et ei saa kergelt alustada, aga vähemalt saab joosta. Ülitore, võtsin drooni kaasa, et filmida midagi. Teadsin, et enda arvust arvasin, et saan ainult telefoniga lennata, et ei pea seda remote controllerit kaasas olema. Sest varem oli DJI AirDrone mul, siis sellega sai ilusti telefoniga lennata, nii et jääte kahjuks drooniklippidest täna ilma. Jap. Nii, kaamera paigas ja alustame nende lõikudega.
väga täitsa. Võime jalad niimoodi kinni. Väike paus. Läheb uuesti. Üks veel. Üks kuradi oma tõus veel. Väga ära. Aga nüüd on hea tunne. Ja siis pidi veel katsetama või tasasele pinnal saan nüüd sörkida. Siia lõpuks lubas seda ka. Proovime selle läbi. Ja siis lähen koju. Väike puhkus kodus. Väike snäkipaus. Ja siis jõusaali. Veel jalapäev otsa. Täitsa korralik treenipäev. Aga tegelikult taastab suht kiiresti ära. Saab rattaga peale ja siis see on korras. Üliveider. Üle pika aja niimoodi. Tasasel pinnal joosta. Aga on täitsa tore. Keera ümber, paremale oli. Mööda, ennem läksime vasakule, nüüd läheme paremale. Tervist! Oleme siin kaunis Läti Rooja linnas staadionil. Miks me siin oleme? Lähme perega Prantsusmaale tripile ja sõidame autoga siis praegu läbi Läti. Ja kuna mul on vaja jooksutrennid ära teha, siis tulime siia Statale ja teeme jooksud ära. Nii et vaatame siis. Was für ein Video machst du da, Bro? Hey, was für ein Video machst du? Machst du? Nii, aga olemegi omadega jõudnud siia Pariisi. Nagu nägite, oli täitsa huvitav trip siia. Sai palju huvitavaid asju tehtud, palju huvitavat nähtud. Ja siin on siis staadion, kus siis saab oma jooksud ära teha. Nii et teeme jooksud ära ja näeme siis.
No nii, nagu näha, oleme siin Pariisi maailmakuulsa majaka juures. Trip on päris hästi läinud. Täna on tegelikult viimane päev, nii et lõpuks ikkagi jõudsime siia seda vaatama. Igastahes on käidud igasugustes kunstimuuseumites, siia selle seini peal sõidetud, saanud oma Audentese kunstiajaloo gümnaasiumi teadmised kõik üle korratud. Kõik ei ole meeles, aga tegelikult üpris palju on, nii et selle üle on hea meel. Ja mis siis veel? Trenni on ka saanud teha. Jalad on muidugi päris kanged, et esimene nädal sain ainult joosta ja rohkem puhata jõusaalist. Aga ma arvan, et siin kohal võikski vlogile, mille siis? See õde aitas välja, et panemegi vlogile siin selle ilusa torni juures, ehk siis Eiffeli torni juures paneme punkti peale. Nii et jep, ta võiks.